Ja jätkumas on siin kolmanda osaga ja siin ma räägin põhiliselt eesti keeles ja ma proovin ka YouTube'is panna lõpuks ka, et see põhikeel oleks eesti keel. Muidu ma siiamaani ei ole ühtegi keelt valinud. Ja huvitav oleks näha, kas siis vene keeles ja inglise keeles subtiitrid ka töötavad. Seda tulebki vaadata. Mis mulle Google'i YouTube'i juures juba mingi viimased 3 nädalat ei meeldi, et toimub sisu automaat, ma mõtlen selle pealkirjade automaattõlge. Ma lausa vihkan ja jälestan seda, sest et ma tahan näha ikkagi seda sisu või seda asja, ma tahan näha ikkagi originaalkeeles, aga mitte kõiki inglise keeles. See on vahel on nii naljakad tõlked näiteks venekeelsetest pealkirjadest. And in here the continuing is a third part, and in here I'm talking in that part is like it's a 90%, it's like it's in Estonian. And in here, if I'm published in the YouTube video, I'm trying to, but that it's a main speaking language, it's being like it's Estonian. Maybe it's subtitles, it's working. Итак, привет, здесь уже третья часть, мы приближаемся к такой поселку Рынгу, этот 40 километров из Тарту. Машиной мы поехали сюда 30 минут, мотоциклом мы ехали бы сюда 25 минут, меньше 110 километров сейчас, невозможно мотоциклом ехать. И здесь нету, на этом шоссе нету камер, постоянно камера, скоростных камер, которые фиксируют. И здесь я попробую опции потом поставить, что главный язык эстонский язык, потому что почти полностью я здесь говорю на эстонском языке. И может быть работает и нормально так, и субтитры на русском и на английском языке. Но я не знаю пока еще это. Nii, oleme sõitnud siis ainult 27 kilomeetrit ja teine sama palju on veel sõita. Ja sõitnud oleme 1 tund ja 23 minutit, nagu näitab vähemalt see asi siin. And we're riding only for 27 minutes and it takes time, it's 1 hour and 23 minutes. It's we're riding, it's same, it's 27 kilometers, it's need to ride. Итак, ехали только 27 километров, почти 28, и 1 час 23 минуты. Да, маленькие паузы. У меня еще сейчас мама звонила. И я говорю, что невозможно, я не слышал, что все время машины едут и не слышно. Nii, ema helistas. Ja nüüd siis ongi järgmine asi, et miks kuradi pärast ma sinna Pukka sõidan, kus mul tegelikult prillid jäid ette panemata. И так как очки не надел, а то здесь пылит сильно и машины, и без этих уже... Так, где они застрялись? Mis kuradi pärast ma sinna kuradi ma Pukka siis sõidan. Huvitav, et jalgrattadisplay näitab mul 25, see näitab, GPS näitab 24, olgu. Eks ta võibki niiviisi olla kuskil. Vahepeal 24, 23, ikkagi peab natukene kiirust juurde panema, see 24 natukene liiga vähe. Nii.
jalgratas näitab 25, vahepeal GPS näitas ka 25, jah, no nii ja naa, olgu. See ongi lubatud legaalne kiirus kah meil. Et mis kuradi pärast ma siis sinna pukka sõidan. Aga juhtus selline asi, siin on terve pikk sündmuste ahel, et ma olen nüüd Puka ema korteri täisperemees, nagu Joosep Toots, et sai kah täisperemeheks. Tegelikult on see, jälle sõna tegelikult parasiitsõna, on see korter juba olnud minu oma 5 aastat, 2021 aasta augusti algusest, aga noh, sinna ongi. Aga see on kinkelepinguga. Aga kinkelepingu selles kitsenduses või klassikalises selles asja õigus on sees, et senikaua, kui inimene veel seal elab, no, nagu minu ema, eks ole, et senikaua ma ei saa ja ei tohi teda maha müüa, välja laenata, hüpoteeki võtta või mida iganes, eks ole. Et ma ei saa sellega midagi teha. Aga 26. mail, või no tähendab ennem seda just saigi kirjutatud nagu jah, näed, Covid rikkus selle hotelli või selle motelli või hosteli rikkus ära, ennem oli siin kogu aeg, rahvast oli täis Covidi ajal, aga enam inimesed ei harjunud peale seda enam siin käimist, no see selleks. Ja tänus nüüd asja õiguse lepingu muutmisele, seal oli niiviisi, et Valgast tuli notar Otepääle, kus mul ema praegu nüüd on, ja sai muudetud seda asjaõiguse lepingut, et tema nagu loobub sellest. Ja nüüd on niiviisi, et ma lähen sinna vaatama korraks, et mis seal nüüd oli, sellepärast, et ma ei saa täpselt aru, et nagu peaks nagu midagi nagu seal koristama. Ma seletan ära ka miks. Kuigi kõik oli nagu koristatud. Ja nüüd on see korter müügis. Ma alguses panin ta kuldsesse börssi ja KV kinnisvarasse ja City24 tuli nagu kaasavaraks sinna. KV kinnisvaras koos City24-ga aasta otsa kuulutamine maksab, kas ta oli midagi 131 või 132 või 133 eurot. Aga minu kuulutused on praegu mitteaktiivseks tehtud ja nüüd selle nädala veel, mis ta siis oli, 20. päev, või ma ei mäletagi, täna on 25. No jah, täna on laupäev. No jah, et sel nädalal siis sellest alates on ta mulle lahe kinnisvara käes. Ja esialgne leping on siis 3 kuuks ja ennem seda, kui 3 kuud läbi saab selle kinnisvara sellega, et siis ma pean vähemalt 10 päeva ette teatama, et ma ei taha pikendada nendega lepingut, muidu leping pikeneb automaatselt. Ja kui ma proovin sellest lepingust siis loobuda kuidagi nüüd nii-öelda plaaniväliselt, siis tuleb mulle väga suur trahviraha tuleb. Et maha pole müüdud ja trahviraha on ka. Ja miks ma võtsin just selle lahe kinnisvara? Sellepärast ma tean, ma olen juttude järgi kuulnud, et need Tartu need linna kinnisvarad, need tahavad uhkeid asju müüa. Nad ei taha selliseid mingisuguseid maakohti ja nad ei taha koormata ennast mingisuguste asjadega. Ja ma mõtlesin ka, et no, et olgu, et kuna nad on seal ikkagi Lõuna-Eesti, Valga ja Võru, Põlva peal, et tuleb ikkagi mingisugune
lokaalne kurat liiga aeglaselt sõidame, ma ei pannudki tähele. И так слишком медленно ехали, я даже не заметил. Et ma vaatasin ka neid asju ja ma nägin, et just nemad nagu rohkem tegelevadki nende, no kas just nemad, aga olude sunnil või no tähendab, mis on olude sunnil, on võib-olla vale sõna, aga arvestades Lõuna-Eestit, sul ei ole, Lõuna-Eesti ei ole täis eksklusiivseid äsja ehitatud karpkastmajade hirmkalleid kortereid, mida nüüd juba müüakse ja vahetatakse ja üüritakse. Ma juba näen, et 2-3 aastat tagasi saanud karp- ja kastmajade kortereid, kurat jälle venitasin, kurat küll, et juba müüakse. Et juba proovitakse siis midagi muud. No ma ei tea. Ja ma nimelt ei tahtnud küll nende tartlastega tegeleda, et las nood tegelevad siis seal. Ja minu alguses videos, ma tegin isegi video, käisin kõik kaameraga läbi ja kõik toad ja asjad ja nokkisin kõike läbi ja video on siiamaani olemas, aga ta ei ole selles public, selles ei ole, et ta ainult omas lingis on. Ja hind on nüüd teine, kui ma alguses tahtsin, seal mõtlesin, et nad 25 000 eurot saada, siis hiljem. Ja siis avastasin seda, et selles Puka alevikus nagu keskasulas on müügil, kurat praegu on tuul vist nii kõva vastu, et kui ta porolooni alla puhub, siis on ainult üks suur tuulemürin. Et võib-olla ei ole mitte midagi kuuldagi. No seda pärast näeb või kuuleb. Näeb ja kuuleb. Ja tuul on täpselt vastu meile. Ta pidigi olema kergelt ju edela tuul. No edel on rohkem veel sealpool, aga ta on siis nagu kui laevanduse mõttes võtta, siis on ta süd-süd-vest. Klassikaline edel oleks südvest ja siis lääne ja edela vahel oleks ta siis südvest-vest, aga see on meil siis süd-südvest on siis meil nagu see tuul. Sellepärast, et Tartust otse lõunasse sõites me satuksime enam-vähem Otepääle, aga mitte Elvasse, et see jääb kergelt jääb edelasse see. Nii, aga Elva on meil juba läbitud ja rõngu pinevas ja rõõmsas ootuses liigume edasi. No olgu siis sellest kinnisvara asjadest edasi, et ja siis tekib küsimus, et kui ema helistas, et kus ta siis on. Aga ema on mul nüüd hooldekodus. Siin oligi niiviisi, et veebruaris juhtus tal nagu mikro- või mini-insult ja siis ta oli Valga haiglas oli ja mingi peaaegu vist 3 nädalat või kuidagi niiviisi. Aga ütleme, et niiviisi, et tal sõna nii võib-olla vale sõna öelda, aga et läks veel kerg. Ta on ikkagi täie mõistuse juures ja kõik see, aga sellised liikumised ja tegemised, et need kõik on juba raskendatud. Siis, kui sai seal kogu aeg seal Valgas vaatamas käidud ja tal läks seal järjest paremaks. Haigla sööda peal, režiim, sellised asjad. Valga haigla on, või ma poleks uskunudki, et jah, et sellest, aga nii välimuselt selline täiesti normaalne.
Valga haigla sai omal ajal vist kunagi need kurgsele ja aistähendid see torks. Yes. Et Valga haigla ehitati kunagi, torks, yes, juhus, flying. Et Valga haigla sai kunagi ehitatud tänu sellele, et veel vist Vene aja lõpus veel, et teenindab Läti Valgat ka. Ja vist teenindabki. Ma võin nüüd eksida, aga vist see nii ongi. Et Läti Valgas endas seda nagu haiglat ei olegi jah või sellist hospitali või, noh jah. Nii, kas siit ei olnud üks mitte Elvast välja tulev see tee ots või? Jah, nii oligi, jah, muidugi, jah. Ja vanasti oli ju see tee ainult. See... Ja proovisime siis uuesti ema siis sinna tagasi Kukka tuua. Aga juba paari päeva pärast kõik sai talle, kõik valmis toidud sai tehtud, et ainult mikroljalne rahjus ainult soojaks tehtud. Ja ainult kuidagi niiviisi, aga juba 2 päeva pärast sai aru, et jällegi et ei saa hakkama ja siis kui käis hooldaja seal, et siis toimus nagu see perearsti vahetus ja siis see käis see hooldustöötaja ja too nägi jällegi mul ema. Mina ei teadnud, seepärast et telefonis ta on nii kange, et ta ei reeda välja seda kunagi. Ja siis, kurat, mul läheb juba mõtte ära paigast juba. Kurat, need autod hõõruvad nii tihedalt mööda kogu aeg, et see mürin lihtsalt segab juba tuul ja kindlasti see tuulemürin ka. Et ta kohe organiseeris ta jälle Valga haiglasse tagasi. Või kuidagi viidi ta jälle Valga haiglasse tagasi ära. Ja siis oli ta jälle Valga haiglas oli. Ja jälle läks olukord paremaks, et vaata seal nagu sunnitakse sööma ja elama režiimi järgi ja niiviisi. Ja siis õnnestus imekombel saada koht hooldekodusse ühte. Ja ennem oli just see peahooldustöötaja, saigi just selle hooldekodu juhataja ja ta vaatas seda, ütles, et ei, et see inimene tuleb hooldekodusse võtta, no jutt käib minu emast. Ja nii tõesti õnnestus see asi, mitte mingit tutvust ega mitte mingit altkäemaksu ega mitte midagi, kuidas öelda, korruptiivselt mitte midagi ei olnud. Ja siis, aga minu poeg hakkas jälle virisema, et inimesel peab olema see vabadust, no tead see uus põlvkond, et ikkagi vabadust on vaja ja et kui ikka inimene tahab koju tagasi saada, siis ta peab koju saama. No hästi. Kordasime siis seda asja, viisime kõik toiduasjad ja kõik panime, sai ostetud nagu see 2 nädala nagu see hommikuste õhtuste tablettide nagu need karbid, et ja sinna kõik need valmis pandud juba ja järgmine hommik juba helistas ja ütles, et kutsuge miilits. Ma küsisin, kas sulle tungiti sisse või?
no siis ma hakkasin jälle aru saama, et asi on halvas. Ja hooldekodu kohta ei olnud veel ära tühistatud õnneks. Ja saime siis samal päeval juba ta sinna tagasi viidud jälle hooldekodusse. Ja hooldekodu see töötaja seal üks naisterahvas, hästi tore on selline, nad on kõik on toredad, seal on väga, ütleme, et väga ubane hooldekodu ja väga selline, ei ole mitte mingisugust formaliini ja piirituse ja mingi aldehüüdi lõhna ei ole ega midagi. Või kampoli või kampri või et kõik on nagu selline normaalne ja kõik on puhas ja no selline normaalne minu arust. Ma ütleksin niiviisi, et kui ma olin väga üllatunud, et selline ilus selline ubane hooldekodu on olemas. Nüüd ma kuulsin, et kas sel aastal ei tehtud mingit nurgakivi ei pandud, et hakatakse uut ehitama. See hooldekodu, mis see seal praegu on, see näeb välja nagu oleks 90-ndate arhitektuuriliselt näeb välja nagu 90-ndate lõpp 2000-ndate aastate alguse selline ehitis nagu. Mingil määral nagu mingid kopeeritud nagu mingid Soome või Rootsi väiksemat sorti nagu hooldekodu sellist koer tegi jah. Et nagu seda tüüplinegi näeb välja, no olgu. Ja see hooldaja ütles ka, et see on, mul on lihtsalt kogemus juba selline, ta ütles juba eelmine, kui me ära viisime, ütles, et ta on kohe maksimaalselt 2 või 3 päeva, maksimum 3 päeva ja ta on tagasi. Ütles niiviisi. No vot. Ja kogu siis selle ühe päeva, eelmise päeva jooksul ema siis oli ainult ära söönud, ainult poolõuna. Ta ei olnud mitte midagi muud, ei olnud puutunudki. Et ta ikkagi näed, kui teda jätta iseseisvalt ja tundub, et nagu tegeleks või saaks hakkama või ja et kui nädalas 2-3 korda see kohalik see Otepää valla seal on 2 inimest, kes seal käivad, et käiksid, on ju. Et ja nüüd ta siis ongi hooldekodus. Sel aastal nibin-nabi suudab ema pension ja valla poolt juurde makstav toetus, mis ei ole ka mis ei ole üldsegi mitte mingi suur raha, aga tänu ema pensionile nibin-nabin katab see ära. Et natukene on siin olnud vist juhuseid, et praegu sel aastal õnneks, et omast rahast tuleb juurde panna seal mingid teenused. Et midagi seal kinni maksta, seal ravimeid ja mis ostetakse välja süsteemselt ja pediküür ja no sellised asjad. Et eraldi spetspediküür, mille peale ema vannub, et sellest ei olnud mingit asja ei olnud, et ma saatsin talle sinna mingid need kannaõõrujad ja Hiinast tellisin AliExpressist. Ma kunagi ise ostsin Coopi poest ühe sellise. Ta on nagu, ütleme, nagu suur küüneviil. Temaga saab küüni ka viilida täiesti ja nüüd tellisin siis AliExpressist tellisin endale ühe ja toon veel krobedamal ja sellise nagu liivapaberiga, et või nagu, et tõesti kandasid õõruda hästi ja
ja tõesti hästi toimib kõik. Ja tellisin siis veel ühed juurde ja ühe saatsin siis emale. Ja et ta oli ka nagu vaimustuses sellest, et sellega ta saab ise lausa kõik kuradi varba küüned saab tollega ära teha. No sa pead pidevalt tegema, tasakesi kogu aeg nokitsema. Et siis ei ole vaja kääridega üldse lõigata, eks ole. No see selleks. Ja nüüd on siis jällegi nagu tervis on tal jällegi alguses talle ikkagi ei meeldinud see hooldekodu ja küll ei meeldinud üks naaber ja teine naaber aga nüüd tundub, et on uue naabriga või nüüd on hulk aega juba, et täiesti sobivad. Viisin sinna ka televiisori. Televiisor on, sealt võtab Valgjärve telemastist, võtab kanalid, võtab kõik välja, need tasuta Eesti kanalid. Vot siit oligi huvitav juhus, et kui ema korraks tagasi tõime Pukka hooldekodust, siis oli niiviisi, et mul oli juba ju digi-TV oli välja lülitatud. Interneti jätsime sisse, aga digi-TV boks oli mul ära viidud, sellepärast, et ta tahavad ju kuradi renti saada. Tõppara näod, isegi kui ta ei tööta. No ja lihtsalt, et saada lahti igasugustest püsimaksetest. Siis ma tegin lõpetasin selle digilepingu ära ema eest. No nii. Aga telekat ka näeks. Ja siis oli selline asi, et väikese detsimeetri siis selle toa antenniga sai keeratud sinna Valgjärve poole, aga see maja asub just selle Otepää kõrgustiku nagu selle lääne küljel, sealt algabki just Otepää kõrgustik. Allapoole jääb siis nagu väikese Emajõe nagu tasandik. Või võib nii üldistatuna öelda, et nagu selline ala. Ja siis alguses ma nagu ei vaadanudki korraga, hääl oli maas ja siis panin hääle juurde, vaatasin, kurat, kuidas nii palju neid kanaleid seal on. Ja tuleb välja selline asi, et ta püüdis kinni hoopis Läti tasuta kanalid. 8 kanalit. Kusjuures need on palju ja niiviisi, ja Eesti kanaleid ei olnud. Ma tean, et kunagi oligi see probleem olnud, sest et siiamaani on seal paljudel on maja ees on ikkagi välja pandud pikad välised detsimeeter antennid, et Valgjärve poolt saada. No olgu, aga emal on seal on televiisor, raadio on olemas. Huvitaval kombel, et seal on küll internet olemas selles hooldekodus, aga ei ole Wi-Fi'd ei ole. Aga seal oli üks nii, et ma peaksin ühe oma ruuteri sinna viima. Juhataja ei olnud vastu, aga siis ma peaksin veel ka muretsema ühe repeateri. Et ma kahtlustan, et selle signaali tugevusest jääb nagu nõrgaks. Aga nüüd ta on nagu vaadanud, et ei, et tal enam see käsi ei ole, kõik see on nagu töntsim ja et hea küll, et ärme seda arvutit sinna toome. Tahan vasakule poole vaadata, ka autosid on nii palju, aga muidu kui kuhugi hakkad kõrvale vahtima, siis jalgratturi ja mootorratturi puhul ongi see, isegi mootorratta õpetuses on see, et sinna, kuhu sa vaatad, sinna sa ka sõidad. Ja see on tõepoolest tõsi, et selline moment siin selle asja juures on. Nii, aga varsti tuleks siis vist, ma ei mäletagi enam mitmenda osa peatus teha siis, 3. või 4. või. Ja just siis, kui tee on
et seal kohe natukese aja pärast on Rõngu ja Rõngus teemegi peatuse siis ja lülitan korraks kaamera sisse-välja. Väga hea vaade and in here, it's a beautiful view. Backside it's clear and I can watch it now to the right side. И так красивый вид было там, когда я немножко наверху был. Ну, такие тоже есть. Ja, et mootorrattasõidu selles on ka alati kohe sõiduõpetaja, et näed, kurat, see serv kohe kiskus ära. Ebameeldiv serv, et ma sõidan siin selle peal. Ja siin on kitsas, see on kogu aeg on olnud, siin läheb maantee, läheb kitsaks ja jalgratturile on kogu aeg ebameeldiv olnud. No. Kurat, näed, ta ei julge mööda must sõita isegi, ma näen, kuidas terve hunnik autosid tokerdab taga. Tahan natukene paremale vaadata, et kaameraga ka seda vaadet saada. And I want to turn to the right side, it's ahead. To watch me with the camera to the right side. But in backside it's all the times it's a chain of the cars. Ja vot nüüd siis ongi, et aga mingisugune, kas oli nüüd eelmine nädal või ja et hooldekodust oli võimalik autoga siis sinna emal sõita Puka korterisse ja sealt mingeid asju võtta. See läheb muidugi paras summa muidugi maksma, aga no see selleks. Ja nüüd pidid seal mingid asjad olema maas põrandal pilla-palla või midagi niiviisi, et sealt tuleb midagi koristada. Ja nüüd ei tea, ja nüüd ma mõtlesingi, et hea küll, et ma lähen vaatan seda asja, et mis sellega siis seal lahti on. Sellepärast, et kui kinnisvara maakler näiteks ütleb, et mingi potentsiaalse ostjaga sinna lähevad, siis see oleks väga suhteliselt ebameeldiv moment, kui seal kõik pilla-palla on. Ma tean küll, et tal on alati selline loll komme asju kogu aeg midagi ringi tõsta, ringi liigutada. See on paljudel inimestel on selline, et kogu aeg on vaja mingit tegevust, et selle asemel, et puhata ja mängida ja tunda rõõmu ja istuda ja lugeda ja midagi aias istuda ja niisama, eks ole. Ei saa. Kogu aeg on vaja midagi kogu aeg sebida. Nii, kiirus on vähenenud 22 peale, ma ei ole märkamatult, aga me sõitsime ka mäest üles. And in here it's Borog name, it's Rõngu. And in here I made it another pit stop. It's the next part. I'm not remembered it what part it's ending now. Maybe it's a third part. I'm not nosing. In here it's being like it's crossroads and gasoline station and chain market Coop and somewhere in that. And it's in the left side over the way it's a Rõngu bakery special shop, but we're not visiting that. And I made in here, it's a bus station, it's a small bus station.
in a small bus station I made its pit stop. And that's its Estonian provincial borough. И вот эстонский настоящий провинциальный поселочек. Я смотрел, что курьер из Краснодара едет там одном участке города, где называется этот немецкий город или как-то так. И он говорит, ну какие Германия. Нет там никакой Германии, потому что в Германии нету никаких высоких соборов в Германии нету. Да, просто он никогда не видал, что русские построят очень высокие соборы. Так, здесь этот автобус. Так, здесь останавливаемся. And in here we made it a pit stop. But it's like it's a central of and in here I'm drinking some water. Rõngu Community Center, it's do it in here. Рõnguski, как это, центр общества, ну, если так переводить. And in another side it's Rõngu Bakery, gasoline station. And in here was it's a famous that red bricks house in built in Tsaristic period was it's Rõngu pub. And now it's not working. It's closed. Итак, здесь уже царское время, красные кирпичи, впереди там такое, ну, может быть, ну, просто я знаю, но видно такое немножко, что трактир уже царское время построен, знаменитый, но теперь он не работает. Помню, что в конце 80-х, нет, 90-х, да, во время республики он сюда люди морем ходили сюда. Так, все, вырубаем и воду выпьем.